Ma mõtlesin, et ma täna mitte midagi väga erilist ei tee, lasen kruvid maasse, proovin vaiksemaks teha, proovin seda papsi liistu, mis iganes asja teha, või tala, paar tükki tegin, väga ei aidanud, mingis koos natuke aitas, ühe suutsin ka pekki keerata, selle pidin lihtsalt ära saagima ja kruvi sisse laskma, aga nüüd ma mõtlesin, et ma teen midagi lihtsamat, võtan selle üles ja siis asendan selle teise puuga ja nüüd selle sain väga vaevaliselt üles, see seal on nüüd natukene alt, on kruvi kuidagi kreenis. Seega nüüd ma mõtlen, et ma võib-olla lähen Bauhofi, kuigi ma lootsin, ma täna ei lähe, ja ostan veidi pikemad kruvid, sükene 10 senti äkki, ehk et umbes täpselt betoonini välja. Ja siis proovin lasta selle tagasi maa sisse kinni. Ja siis äkki suudan ka täna selle teise laua ära vahetada. Positiivne asi on see, et nüüd ma tean, kus on suure tõenäosusega siit kuni esikuni kogu see talade värk ja nüüd mulle paistab isegi see, et nad on vist isegi suht ühe kaugusele pandud. Seega, kui ma nüüd mõõdurindiga märgin ja vaatan, kus need kruvid on, siis võib-olla ma saan elutoa tehtud isegi loogilisemalt, kui ma praegu on niisugune katse-eksitusmeetod ja kuna need kruvid jäävad niikuinii parketti alla ja nad on nii sügaval puidu sees, siis väga ei mängi rolli. Mingid kohad on, mis ma pean ära lihvima, et siit see kruvi ja sama, mis seal on, mis ma eile rääkisin. Et jah, aga siis on vaja Bauhofi minna ja osta paar pikemat kruvi. Tänane eesmärk on võtta see laud üles täiesti sinna lõppu, see betooni allus sealt ära võtta, sest et mulle ei meeldinud see auk, mis seal on ja kuna siin on niisugune nagu soon parkett või mis see soon puit pandud, siis ma ei saa ilusti sinna tagasi ka lauda lükata. Et ma proovisin pikkemate kruvidega ja väiksemate kruvidega, ei tulnud välja ja siis teine eesmärk on siis täna pärast poole, kui ma tulen tagasi siia, lasta kõik lauad, nagu kogu korter, alustada elutoast. Esikköök on põhimõtteliselt tehtud ja siis viia see parkett siia korteri keskele, enam-vähem nii, kus need lambid jäävad, et nad ette ei jääks. Sellepärast, et reede laupäev, nüüd me tuleme suht suure tõenäosusega elektrit panema ja siis võiks olla kõik valmis niimoodi, et me saame kiiresti kõik tehtud. Mul on niisugune karvane tunne, et see on ikkagi siia valatud betoon. Seega ma ei tea, millega seda ära saada väga hästi, sest mul praegu on põhitöölistaks olnud lapik kruvikeeraja. Aga nüüd ma teen selle jupi veits väiksemaks ja siis ma korra küsin, et mis ma sellega teha võiks. Teate, mõtlesin, et ostan laseri ja siis on kergem lasta nii-öelda kruve maasse, kuna brussid alt jooksevad ju sirgelt ja ta ei ole mitte kuskilt otsast sirge. See on selle keskkoht. Ja nüüd, kui me vaatame seda, siis ta läheb mõnusalt diagonaali. Hoolimata sellest brusside kõverusest sain ma kõik tehtud. Ülejäänud brussid olid suht okeid. Kogu elutuba. Lasin siia mingisugune 300 kruvi, ma arvan, põrandasse. Enam midagi väga ei kiuksu-käuksu. Muidugi nüüd, kui ma kõnnin, siis mingisugune koht on veidike. Teeb häält, aga siin võib olla mingid kohad veel. On vaja topelt lasta, sest ma praegu enamasti panin ühe, aga need, kus nagu väga käuksus, need panin 2. Köögi tegin nii palju, kui ma sain, pean selle ukse kõik ära liigutama. Ja siin ikka see sama 3 lauda. Lasin siia, ma arvan, mingi 10 kruvi kuradi igale poole ja lihtsalt ei jää vait. Ehk et siia ilmselt tuleb teha need mingisugused, mis ma eelmine kord rääkisin, et lased kruviga või selle puuriga augu sisse ja siis pulk sisse ja kruviga ja siis mingi kiilu moodi variant, aga seda ma kindlasti täna ei tee, sest kell on juba päris palju ja mul päris kaua siin korteris olnud. Täna on juba laupäev, see nädal on läinud väga kiiresti.
ja praegu töömehed teevad elektrit, eile tegid elektrit, eile ei jõudnud valmis. Täna ma arvan, et suure tõenäosusega jõuavad nad ilusti kõik valmis. Kaabeldatud ja freesitud. Mina samal ajal võin prügi pidama korterist, mis seal nii-öelda jäänud on ja mis on praegu juurde tulnud ja kindlasti tuleb seda veel viia. Lihtsalt ma tahtsin sinna korterisse nagu veidike rohkem ruumi saada, kuna seal on see parkett ja kogu muu solk. Ja siis, kui mehed saavad täna valmis, siis õhtupoole tuleb paps, näitab mulle, kuidas seda auku võiks teha ja siis võib-olla teeme selle augu ka täna ära. Ja veastame kõik naabrid ühel päeval välja, mitte mitmele järjestikusel päeval. Koristame kaose jänuseid. Eile tegime, tähendab, et paps tegi mul siin augu ära. Täna liifime selle ääresid ära, selle ollusesid ära ja siis tõmbame nakki krundiga üle. Elekter on põhimõtteliselt tehtud, ainult lagi on vaja veel freesida. Ja mul üks laud võeti siit ülesse, et need kaablid siis ilusti vedada. Ja ilmselt võtavad nad veel siit ühe laua ülesse, sellepärast et kaablid tuleb kuidagi sinna kilpi ka veel vedada. Ja siis köögis tegid mul väikse apsaka või me saime valesti aru töömeestest. Seega mul nüüd üks pistik on hoopis seal, sest arvasin, mul läheb nõudlusmasi sinna. Ülejäänud kõik on ilusti tehtud, siin on ilusti, siin on kõik hästi, siin all on kõik hästi ja seal teise pool on ka hästi. Aga jah, täna me tõmbame siis selle seina ilusti paljaks ja mingi osa sellest seinast ma sain tehtud. Alguskoha tõmbasin liiga palju, sest et pole elu siis relakat käes hoidnud. Ja nüüd meil see aku laeb väga agressiivselt ja siis homme ma võib-olla tõmban lõpuni selle seina ilusti ja selle lae üritan, aga praegu, kui ma teemalt kittaga üritasin neid ebatasaseid kohti teha, siis ei tulnud välja selle pärast, et lihtsalt see aku oli nii tühi, aga jah, täna me siis värvime kuni selle junnin ära ja teise seina teeme tervesest ära ja siis on kõik tänaseks. Ja siis jätame ta kuivama ja katname parketti ära ja homme tehakse elekter lõpuni. Nii palju, kui siin teha veel on. Ja siis tuleb laud tagasi panna ja ongi kõik.